tere! Täna ma räägin jälle Hiiumaalt. Täna on mõnus vihmane ilm. Ma loodan, et Zoom seda ära ei äh, kustuta või nii, sest tema need kõrvalised hääled tahab hästi ära kustutada, hästi puhtaks kõike teha, aga see vihmasabin ja no siin on autotee ka suht ääres, aga siin sõidab harva autosid. Aga see vihmakohin ja mühin, see on nii mõnus. Nii et ma loodan, et te kuulete seda. täna siis, täna siis neljas osa sellisest väiksest unekursuse tutvustamise jadast. Ja täna siis on, on selline küsimus, et kuidas siis teadlikult suunata oma unenägusid. Nagu blogipostituses ma kirjutan ka siin, et ega mina ei olegi esialgu teadlikult suunanud. Minul on tulnud see kõik nagu eneseteadvustamise kaudu ja enesetaju kaudu. Järgmises osas ma räägin siis unekehadest, mida on meil 7 ja mida paremini me siis tajume oma kehasid, siis seda parem on meil jõuda siis teadliku uneni. Ja ma kohe räägin oma täna hommikuse une siis ka ära, sellepärast et see on ka tegelikult selline natuke teadlikum uni, natuke juba suunatud uni, mis on siis seotud minu sellise ülivõimsa vägeva oskusega, oma seoste loomisoskusega, mida ma juba avastasin 36-aastaselt, kui ma käisin raamatupidamiskoolis, siis seal seadusi õppisin, siis oli hästi raske nendest aru saada, aga minu jaoks ei olnud need rasked, sest ma muutsin nad nagu lihtsaks või tõlgendasin nad ära, et seal aitas kaasa siis see seoste loomisoskus, aga siis ma veel ei osanud seda tõlkida niimoodi, nagu ma praegu oskan. See ongi siis seoste loomisoskus, on ju. Et ma nägin, et teistele on see raske, need keerukad juriidilised laused ja kõik ja, aga noh, see on see teema, see on juba ammu, on ju. Aga minu siis unenägu, et ma viimasel ajal näen hästi palju, minu ainsaks hirmu unenäoks on jäänud siis millegipärast just sellised natuke ärkvelperioodid. Ma nagu näen, mulle sõidab sisse täiesti võõras perekond, täiesti võõras koht. Näen, kuidas täiskasvanud inimene või täiskasvanud inimesed nagu kiusavad lapsi või teevad lastele liiga, kasutavad lapse peal vägivalda. Minu jaoks on see olnud terve elu hästi nõrk teema, hästi õrn teema. Ja mulle tuleb see unes nagu sisse. Ja mulle tundub, nagu see on päris ja ma ei saa nagu sinna minna, et seda takistada või nii. Ja mind see nii häirib ja ma olen hakanud ennast üles äratama sellest unest. Selles tänases unes siis ma nägin taas, kus mina olin nagu kõrvaltoas ja kuulen, et laps muudkui nutab ja kiunub ja ütleb ära tee, ära tee. Ja kuna ma ei näinud seda, aga unes on selline tajumine palju tugevam kui lihtsalt nägemine on ju. Ma tajusin, et seal oli siis isa lapsega. Ta nagu kiusas teda või ma ei tea, kas ta siis noh, vahest on sellised nagu löömise mängud või ma ei tea, poistel eriti on sellised nagu kähmlemise mängud on ju. Ma isegi ei tea, mis soost see laps oli ja see laps juba nuttis
ta juba tükk aega nuttis ja ütles, et palun ära tee, ära tee, ära tee. ja isa nagu, mida rohkem see laps nuttis, seda rohkem siis täiskasvanu või siis isa nagu, nagu teda veel rohkem kiusas. Ta nagu nautis seda hetke, onju. Et mida rohkem laps nagu tahtis, et ta järele jätaks seda hullemini siis isa tegema hakkas. ja kuna ma tavaliselt olen ennast sellest unest üles äratanud, sest ma tunnen abitust, ma ei tea, mida teha selles olukorras on ju. ma olen näiteks näinud lastekodus laste piinamist või sellist laste ahistamist, seda peab ja käskudega ja kõik need, ma olen väga palju erinevaid situatsioone näinud. Et ma isegi praeguseks arvan, et ma näen nagu päris elu situatsioone, et need sõidavad mulle vahest sellise, sellise poolärkvel unega sõidavad sisse, et praegu, kui ma tegin seda une testgruppi, siis seal olid ka inimesed, kes ütlesid, et nad nagu näevad nagu praegu toimuvaid sündmusi, on ju, unes. Ma ennem nagu ei osanud seda niimoodi mõelda, aga kui just jagatakse neid asju, siis sa nagu tajud ära, et issand, et need vist toimuvad nagu praegu, on ju. kuigi ma võib-olla ennem ka juba mõtlesin, et huvitav, miks nad mulle tulevad, põhivõõrad inimesed ja see vägivald lapse suhtes, on ju. aga mis ma siis tänases unes tegin? Ma lükkasin selle kõrvaltoa ukse lahti, rebisin selle mehe siis lapse küljest ära, mida iganes ta tegi, ja virutasin talle rusikaga täie jõuga näkku. Ma ei ole peksja, ma ei ole rusikaga lööja, ma pole seda isegi unes teinud, ma ei tea, miks ma seda tegin. aga see mees kukkus pikali ja sellel hetkel mu meel nagu eemaldus. Ma ei eemaldunud kõndides, vaid ma eemaldusin kogu sellest situatsioonist kuidagi nagu minu meeled eemaldus, mitte nii, et ma füüsiliselt oleks ära läinud, ma eemaldusin sellest unenäost. ja mulle tuli meelde, kui testgrupis me arutasime siis hirmuunenägude teemasid, siis üks naine ütles teisele, et jää sinna unenäkku, jää sinna, on ju. ja kuskilt on mul veel mingi seos loodud, et saada nendele, kes kogevad ja teevad vägivalda, saada nendele armastust ja seda valgust ja kõike sellist head ja ilusat rahu ja kõike, on ju. ja ma eemaldusingi ja ma hakkasin ütlema, ma kujutasin ette sellist joont või sellist ühendust nende siis selle lapse ja siis selle täiskasvanuga ja lõpuks terve perega. ja, ja ma hakkasin saatma neile armastust, et ma saadan teile armastust, palju-palju armastust, palju valgust, palju soojust, palju rahu, õnnistust, kõike sellist turvalisust, kõike sellist head ja ma kordasin läbi unes, ma magasin veel, ma kordasin seda läbi une kümneid ja kümneid kordi. Ma lihtsalt kordasin nii kaua, kuni ma päriselt üles ärkasin. Ma mõtlesin, et opa, vau, kust see nüüd tuli. aga ma ise jäin nagu rahule, et mina muidugi ei tea, kas see päriselt nendele inimestele mõjub, on ju, ja ma ei tea, keda ma unes näen, on ju, aga minu süda jäi rahule. Ma tegin midagi seekord. Ma ei põgenenud sellest vägivalla pealtnägemisest ära, on ju, sest mul on nendest lastest, keda ma unes näen, väga-väga kahju. Me kõik tarvitame laste kallal vägivalda, täiskasvanud, kas sõnalist või füüsilist, on ju. Sõnaline ja vaimne vägivald on meil, meie elus siin praegu väga suur, väga-väga suur ja koolides on ta eriti suur, peredes on ta väga suur, nii et jah,
mul on väga hea meel, et ma seda tegin ja kui ma ärkasin, siis mul oli ka hea meel, et ma seda tegin. jah, et teadliku unenägemiseni saab jõuda väga-väga erinevat teed pidi. Kõigil meil on erinevad siis eneseabivahendid, kõigil meil on erinevad enesearengu teed ja kui, kui sa oled selline unesnägija, mõni ei näe ju üldse unesid, on ju, et siis see on nagu väga-väga tugev koht, millega tasub tööd teha ja ja sa saad nagu muuta, sa saad tegelikult iseenda mõttemaailma muuta. mina jäin ju iga kord vägivalda nähes abituks, aga nüüd ma ikkagi leidsin mingisuguse lahenduse. see on ju minu muutumine, on ju minu enda sisemine muutumine. et me ei tee seda teise jaoks, vaid iseenda jaoks ja kui me teeme seda iseenda jaoks, siis sellest saavad kasu paljud teised. ja minu tee siis teadliku unenägemiseni, nagu ma juba ennem ütlesin, on seoste loomisoskus. mina saan siis erinevatelt inimestelt artiklitest või lugudest saan siis erinevaid infokilde ja minu ajus moodustuvad erinevad seosed, mis siis kanduvad unenäkku ja ma hakkan neid seal nagu aktiivselt nagu näha on ju kasutama, rakendama. et see tõestab seda siis, et oma unenägusid on võimalik juhtida, oma unenägudes on võimalik muuta olukordi. jah, see on lahe, väga lahe teekond. aga tänaseks siis sellest vihmasest Hiiumaast siis kõik ja ma loodan, et me unekursusel kohtume. ja järgmises osas siis ma räägin meie unekehadest pisut. et see unemaailm on väga-väga mõnus ja huvitav maailm. kõike head teile, nautige suve, nautige vihma ka. siin elus tuleb kõike nautida, et elu oleks rõõmus. tšau.